Hei ja sõbrad. Vaatame nüüd üle ka pirnipuude ja õunapuude suvise lõikuse. Ma siin tegelikult olen juba enamus sellest lõikust ära teinud. Rohemassi vähendanud ja seda kõik sellepärast, et hoida natuke kokku teie aega. Pole mõtet seda või nii-öelda tervet lõikust näidata. Kuid põhiline osa on nii-öelda tehtud ja põhimõtted samasugused nagu on murelil või ploomil, kuid enamasti selle vahega, et õuna ja pirnipuudel, kui on soovi, et tekiksid nii-öelda viljapungad, siis oksad võiksid olla võimalikult horisontaalsed. Ehk siis, kuigi nad loomulikult kasvavad üles, nagu siin ka näha on, ees on kohe olemas pirnipuu, see on tepi. Esimene oks on küll siin, need on alumised nii-öelda 2 oksa on Moskovskajad. Ja nende puhul siis on näha, et nad on alla painutatud olnud. Tegelikult see on nii-öelda kunstlikult või nööri teel saavutatud, et olen järjest teda painutanud niimoodi nööriga alla, ka see aasta plaanin edasi nii-öelda painutada või telliskivi otsa siduda siia, et hoida allpool. Sest pirnipuu on eriti selline, mis siis kipub kasvatama otsa üles oma uusi võrseid. Võimalikult horisontaalsel olekus siis tekivad viljapungad või siin on eriti hästi näha, et tegelikkuses eelmine aastad oli ka mul tugevamalt seotud, natukene ta annab järgi, kui lahti siduda. Ja siin on näha, et siin tekivad uued viljapungad juba, mis võiks järgmine aasta nagu kanda, need on viljaoksad siin. Kas tekivad sellised väiksed viljapungad või siis sellised viljaoksakesed, nagu on näha juba siin. Kohe suumin sisse. Ja see on okei. Eelmistest aastatest on näha, on siia tekkinud. Küll siin päris paljud õitsisid, aga nagu alati siis kõik õied ei pruugi töötada noorel puul küll, aga siin on ka näha, et siin on meil ka mõned viljad, nii et saame see aasta ilmselt maitsta ka Moskovskajat, et siin tagumisel oksal on sarnaselt viljad juba küljes. Olen küll nende viljadega teinud nii, et jätnud 2 või siin ühes on 1 isegi. Ehk siis, kui me lõikame ja olen lõikanud nii-öelda üles kasvaval oksale, seda ma olen lõiganud eelmine aasta, siis see on see aasta avanenud oks, siis siin on nagu väga selgelt näha, et mida ma olen lootnud saavutada siis selle lõikusega. Ma kohendan kaamera nurka natukene. Et siia on tekkinud selline väikene viljaoksakene ja siia on tekkinud viljapung. See ongi see, mida ma nagu sellise jupi alles jätmisega saavutada tahan. Kui see ei õnnestu, siis võib välja lõigata. Ma olen ka siin kunagi näiteks ju välja lõiganud, siin on näha paranev koht, et olen välja lõiganud, sest ta ei ole seda tekitanud. Ja muidu ikka jätkuvalt otsime siis selliseid vilja või soovime saavutada seda, et ta kasvataks siis ka uue selle aasta oksale selliseid viljapungi. Täna juba lõikasin välja sellelt pikemalt oksalt, kusjuures näha on, et seekord on päris palju. Ma lähen nüüd korraks vahetan külge, sest päike on siin küljel. Kui vaadata seda oksa, siis te näete siin, et siin seekord on päris pikem juba oks. Aga samas olen jälle saavutanud selle, et siia alles jätnud oksa, mis on 2 viljapunga alget siis või õiesest võimalikku klastrit teinud. Et siia võiks tekkida vili ja ka siia, see on viljaoks puhas. Ehk siis sarnaselt olen see aasta nii-öelda otsa üles kasvavad oksad tagasi lõiganud. Näiteks siin oli 1. Ja teised jätud külje peale, mis on nagu näiteks siin on näha. Oks kasvab sellise alt otsast välja, jookseb siia, siin on niisugused viljapungad tekkinud ja tal on veel selline peaaegu 20 sentimeetrit, aga hetkel ma seda lühendama ei hakanud, seda oksa.
et see jääb sellisel kujul, vaatame, jõuab veel juuli keskpaigani seda ka kärpida. Seda puu said ka eelmine aasta poogitud, et Moskovskajat natukene laiendada, et tulevikus võib-olla saab seda Moskovskaja oksi natuke lõigata. Ülejäänud üles on Pepi. Ja siin on siis nüüd 3 pooki kohta, et vaadake, need on nüüd poogitud pungast tekkinud oksad, suvine nii-öelda punga pookimine, tegin suvise punga pookimise ja need on juba tegelikult otsad maha lõigatud nendel. Ehk siis neid ma hakkan siin painutama samamoodi, nagu ma ütlesin, horisontaalsesse asendisse, küll aga peab olema ettevaatlik, et seda punga pooke kohta nii-öelda puruks ei teeks, sest et ma võin näidata, kuidas see pooke koht siin nagu välja näeb. Ma ei taha vigastada seda, ma lõikasin või murdsin siin korra ära lehe, aga selline ta välja näeb. Ilusti ära paranenud. Siia ta on niimoodi nagu nuki alla poogitud. Loomulikult see oks oli pikem, kui ma pookisin. See on siis kevadel tagasi lõigatud siiamaani ja ta on väga hästi nagu kasvanud. Aga sama, võtan siit natukene veel lehti, et näidata siin teisi ka. Siin on tegelikult sama asi. Täpselt sama nii-öelda poogitud koht. Ja ma ronin ja kaameraga siia natuke siia okste vahele. Et siit on paremini võib-olla näha seda. Võtan veel lehti ära. Ja siin on näha seda, et ta on tekkinud, et mõlemad nii tagumine kui see esimene, need on poogitud oksad. Ja nende pungad on väga selliselt hästi arenenud. Üllatavalt hästi minu jaoks isegi. Ma mõtlesin, et äkki 3 jääks ükski ellu, olen õnnelik, aga hetkel on nii, et on kõik väga staadiumis. Et sellisel juhul painutan ka selle siia külge, ilmselt teise külge ja hetkel selle siia ja kui kõik 3 järgmiseks aastaks on üle talvitunud nii-öelda, siis võimalik, et ühega mingi hetk lõikan ikkagi välja ja jääb liiga tihedalt. Puul on selline kõrgus hetkel ja rohkem kõrgemaks ei taha lasta. Jääb nii. Ja kui me vaatame seda näiteks oksa hetkel veel, mis on täis ilusaid viljaoksi, pungasid, need on väiksed oksad ja need jäävad alles. Kui me vaatame seda, et seda nagu pikendada või kas siis painutada, siis kaugele seda painutada, siis ma hetkel neid ei lõikagi enne, kui ma olen ta sidunud kivi külge ära. Siis ma näen, kuhu ma tahan oksa suunata. Lõikan sellise punga peal, kuhu ma tahan teda suunata. Et siin on kavas veel nii mõnigi oks ära suunata. Siin on näiteks üks oks, mis on küll sisemine. Siit ei ole plaanis ühtegi suuremat oksa nii-öelda kasvatama hakata. Kui meil on selline viljaoks, mis on juba sellise 30 cm juures, siis seda võib lõigata ja ise lõikaksin teda pigem selliseks, nagu ma ütlesin, lühikeseks jupiks ära. Ilmselt selle puu peal mul ei olegi, aga lähme nüüd siia teise. See on ka pirnipuu. Kohe ei meenu, mis see nimi oligi. Aga see selleks. Ta on pirn. Siin on isegi sellel aastal ta kannab ka vilja. Siin nii. Milvskaja Ranja oli ta nimi, jah, nüüd tuli meelde. Et ta kannab ka see aasta meil ilusti vilja. Esimest korda üldse. Ja teeme temale sarnase siis lõikuse. Ehk siis temal on näha ka see ongi see viljapung konkreetne. Ongi siis, et teile natuke selgitada, miks ma usun, et selline püstise oksa välja lõikamine jupina on töötav. Siis siin on näha väga selgelt. Siin oli üleskasva oks, ma lõikasin ta tagasi. Alt poolt jäänud oksale üks nendest pungadest
vormus välja selliseks õieklastriks või viljapungaks ja täna on pirnid otsas. Jälle selliselt lõikasin selle puu ära, et üles oksad nagu osaliselt välja või lühikese jupi peale ja nii ta jäi. Et vaadata siit võib-olla lihtsalt lõikamist, siis siia jätsin veel ühe sellise pika oksa alles. Ehk siin ongi seesama teema, et ma lõikan ikkagi konkreetselt lühikese jupi peale. Ja nii. Ja kui me vaatame seda oksa ja seda ei tahaks painutama hakata, vaid ta on selline nagu ülespoole kasvav, väga pikk oks, ei tahaks painutama hakata, siis tegelikult on täitsa võimalik siis, kuigi see on eelmise aasta nii-öelda oks, aga ma mõtlesin, et erandina siin see nii-öelda otsaoks, siis erandina võib sellised kõrvale viimise teha eelmise aasta oksa peale. Ehk siis tegelikult see on väiksem oks, peenem, nõrgem natukene. Siis ma lõikangi sinna peale tagasi. Sellega ma pidurdan selle oksa kasvu ja pigem sunnin teda tegelema nii-öelda viljaokste või viljapungade kasvatamisega. Et kõikide selliste okste nagu lühendamise eesmärk tegelikult ongi see, et ta tegeleks viljapungade kasvatamisega. Et vaatame ära, mis see mõistlik pikkus on ja lõikame ära. Ka siin all on näha, et üks oks on väga püsti, võiks ju öelda, et hakkame veel rohkem painutama, aga seda pole mõtet, sest temal on juba tegelikult suhteliselt horisontaalne oks olemas. Järelikult on mõttekas see lühendada siis näiteks selle kolmanda nii-öelda lehene, et siin on 2 lehte. Siin on 2 lehte ja siis nii-öelda või esimene tase ja siis ma jätan nii-öelda sellele, siin on teine tase ja see on 3. tase. Jätan sellise jupikese. Mis siis on veel? Ma jätsin siin alles teile näitamiseks. Nii. Proovin siin ka zoomida, et valguse mängiks või fokusseerida õigemini. Nii. Siin on oks, mis siis kasvab. Siin on näha, et tema pikendus jookseb siia üles ära ja on päris pikk tegelikult. Siis jookseb sissepoole oks. Üks võimalus on, et muidugi, et me lühendame seda ka lühendame põhioksa, aga kuna me tahame saavutada ikkagi sellist horisontaalset oksa ja see on piisavalt pikk, siis jälle eelmise aasta oksale teeme nii-öelda lõike. Ei pea ootama kevadeni, eelmise aasta oksapöö võib. Mida ei võiks juba, kuhu ei ole soovitatav ikkagi nii-öelda suvise lõikusega tagasi viia, on selline juba tugevalt puitunud oks. See, mis on üle-eelmise aasta, vähemalt üle-eelmise aasta oks, kui mitte veel vanem. Aga see on eelmise aasta oma. Näha ka selgelt selline veel rohekas, siis tema peal me võime tagasi lõigata, ehk siis teen lõikus ära, kaotan mingi jupi, aga samas olen saanud väga horisontaalse oksa ja olen avanud siis puukrooni ka, et õhk liiguks ja päikest paistaks. Et kõrvale viimisi täitsa vabalt võib selliselt teha. Aga üldiselt see puu ongi täna üsna juba ära mul pügatud. Siin pirni peal ma rohkem teile midagi ei näitakski. Et kui liikuda siia õunapuu peale, siis sellel õunapuul on näha ka samuti, et ta on kasvatanud mingid oksad väga-väga ülesse. Näiteks näiteks siin on väga-väga ülesse, otse ülesse, siis teda ma tahan kindlasti seasta painutada alla. Siin selgelt ongi vaja, et see oks oleksigi pikk, aga ma jätaksin ta täiesti sellisesse horisontaalsesse asendisse ja alles seejärel otsustaksin, kuidas nii-öelda nii. Et siis vaataksin. Ta kannab ilusti vilja. Siin on näha õunad peal. Väga korraliku sellise vara
varakandev sort. Ma nüüd, kas see oli, äkki oli Katre, sügisene õun igatahes, hea maitsega. Julgen nagu soovitada. Kes täpselt nime tahab, peab vaatama eelmist videolugu, et mul sellel tekib ära, et kumb ta oli, aga minu meelest oli Katre ta. Järgmine on meil üks suveõun, see on Kasper. Et selle lõuna on tõesti, pole küsimust olnud selle kande ikka jõudmisega, väga vara on hakanud kandma. Ma olen enamus viljakohtades olen välja murdnud nii, et jääks siis 2 kuni, ütleme 2, maksimum 3, aga siin on tegelikult need erinevad viljaoksad, mis siis on kandnud. Siin on üks, siin on 1, tähendab, siin on 2 sellest väljavõtukohast ja siin on 3. oksast on veel 2 tükki. Aga siin on ka näha automaatselt kohe, et tegelikult ühel oksal on vist palju, et on väikseks jäänud, et mingi hetk ma teen selle järgmise vilja vähendamise, et tagada, et need õunad ikkagi ilusti valmis saaks. Aga kui minna tagasi lõikuse juurde, siis jälle siin me oleme tegelikult täna juba lõiganud lühemaks pühtised oksad või siis nii-öelda üksteise sissepoole kasvavad oksad. Lühendame ära, et nad muutuks võimalikuks viljaoksaks. Ja ka see oks kunagi näiteks või see oks olid siis pühtised oksad, mida ma kärpisin nii-öelda lühemaks. Ja nad valmistasid siia siis nii-öelda viljapunga. Siin on ka näha, et siin on ta valmistanud viljapunga, tein muidugi lisaoksad, aga ka need lisaoksad, mida ma olen jätnud, on väga selgelt teinud siia endale pungad, uued pungad. Järgmiseks aastaks tulevad siia kindlasti sellised selged viljapungad. Et ma nagu arvan, et selline meetod töötab. Nii. Selle oksa peal või selle puu peal tähendab, siin on samuti, kui me vaatame seda oksa siin, võiks painutada, aga kuna ta on päris kõrgel puukroonis, siis tekib alati küsimus, et kas me hakkame painutama või me jätame, sest horisontaalsuse mõistes on ta päris okei. Et siin võiks mõelda vabalt ka sellele, et me tegelikkuses lõikame ta küljeoksa peale tagasi, näiteks selle oksa peale. Mitte ei lõika selle peale, siis hakkame väänama. Et täitsa vabalt, kuna see aga kasvab ülesse, kuna üks oks kasvab ülesse, siis selle me võime siin välja lõigata. Aga siin me võime tuua ka ta siia külgoksa peale. Nii. Vot selline lugu siis selle õunapuuga. Minnes siis tagasi teise Kasperi peale, õunapuu peale, siis siin ma olen üritanud nüüd päris mitu aastat talle siia oksa saada. Siia punga oksa saada, millega on niisugune huvitav lugu, et tal oli küll siin pung olemas, ta väga ei tahtnud seda siia avada, tegi viljapunga alguses, mis ongi oht, et kui ta õigel ajal nagu päris noorena tagasi mitte lõigata ja nii-öelda kasvatab tippu puud või oksi tähendab tippu, eriti puukoolist tuues, ise ei teadnud ka veel seda teemat, siis ta tegi siia viljapunga ainult ja oksaks ei läinud, ise soovisin 4 külje suunas erinevaid alumisi oksi. Mis ma selleks tegin, oli see, et ma tegelikult tegin siia sisse lõike, siin on ka näha, kas kaameras, kui hästi ta siin näha on, aga tegelikult on näha, et siin on lõige paranenud küll, ehk siin kohas siit täpselt jookseb siuke lõige. Ma tegin siia koore sisse lõike, sellel on ka mingisugune oma nimetus. Põhimõtteliselt, mida see teeb siis, on see, et toitained liiguvad alt ülesse ja oksa sisse nii-öelda. Ja üleval tegelikult puu toimub nii, et enamasti toitained liiguvad alt ülesse ja ülevalt tuleb signaalid alumistel okstel, et teil ei ole vaja kasvada, meie üleval kasvame. Umbes selline loogika. Selle jaoks see lõikamine, kõik toimub muidugi hormoonide tasemel.
ja selle jaoks siis see lõige nagu koores võtab maha selle, ülejalt tuleva takistab ära ja alt tuleva toitaine annab peale, ehk siis oks hakkab kasvama, et siin on ka tegelikult näha, et paari aasta jooksul siis sain tegelikult oksa kasvama, ta on päris pikk. Et see aasta ma ta praegu lasengi areneda ja siis väänanda ilmselt sellise väikse nurga alla küll eemale, aga siia küljele, mis on siis tühi. Saangi endale sellise alumise korralikuma viljaoksa. Miks ma kohe ei kipu teda väänama või nii-öelda painutama, on see, et oksad kasvavad ikka ülespoole paremini, ehk siis hetkel lasen tal nagu niisama kasvada. Sellel Kasperi viga, vähemalt selle viga siin, kui nii võib öelda, on see, et ta kasvab väga tihedalt erinevaid vilja nendest pungadest kasvab hästi palju oksi välja omakorda. Ehk siis temaga peab olema ettevaatlik, kui teda töödelda. Teine asi on see, et tal tõesti vajab nagu niisugust järjepidevat kätte, et neid kasvusid piirata näiteks. Et temal ongi, siin on hästi näha, et siin on see üks viljaklaster, kus on viljad juba peal. Kui siin antud hetkel on üks niisugune oks, pikendusoks, mis tal kasvab uuesti edasi näha, siis mõnikord sellisesse viljaoksast tuleb 2-3 lausa välja, neid oksi, pluss siis on viljad veel. Et neid on vaja, neid peaks nagu piirama või kärpima. Aga loomulikult teatud osas siis ma jätan oksad alles, kärbin ainult pikkust ja siin tegelikult Kasper on samuti, ma toon siin vist siis 4. aasta, kui ma eksi, ja on see aasta samuti kannab päris palju, et tal on tegelikult täitsa korralikult vilju küljes. Et selline lõikamine on pigem ikkagi olnud õige. Neid, ütleme siis ergutanud neid. Et siin ma siis näitan jälle seda, et kuidas püstinoks on lihtsalt lühendatud ja ta on tekitanud siis eelmine aasta lõigatud püstinoks ja ta on tekitanud siia siis viljapungad. Et see on viljapung, see on viljapung ja siin üleval tegelikult isegi lausa kannab ühte küll õunase kord. Ja ma lühendasin ja seda otsa ma lühendasin see aasta jälle, kuna ta on sissepoole kasva. Et sellise meetodiga jälle järjekordselt sai siin toimetatud. Küll seda ülemist või seda sektorit peab ka veel kevadise lõikusega normeerima või tekitama nii-öelda õhku 3. aastet siia puusse või kolmandat, tegelikult teist on esimene järk, on teine järk puus ja siis võiks üleval olla 3. Siis hetkel siin otsin sellist head oksa või lasen kasvada head oksa, millest ma siis 3 umbes välja kasvavad põhitüvi valin välja ja ilmselt tulevikus ka tuleb see puu kõrgus siit kohast tagasi lõigata järjekordselt, et lasta võib-olla siis mingi ühe oksa siit küll kõrgemast järgust, aga jätta nii-öelda laiusesse kasvava puu. Aga puu täitsa hästi kannab. Ka siin on näha, et meil on piisavalt vilju, ehk siis kindlasti see selline lõikus siiamaani andnud tulemust, et siin on ka, kui ma võtame siit natukene, hoian lehti tagasi, siis on näha oks, mis on olnud lühendatud. See aasta on tekitanud siia omad pungad jälle, mis järgmine aasta kindlasti peaksid õitsema ja vilja kandma. Et siin alumised oksad tahavad jälle painutamist, mõnel määral ma ikkagi kavatsen veel siin painutada neid. Aga selline sai siis ka need õunapuude, pirnipuude lõikamised, et ega edasi mul rohkem siin midagi näidata ei olegi. Sellega see videolugu on läbi ja loodan, et näpunäited kellelegi on ka kasuks. Näeme juba siis järgmises videoloos. Head viljapuude kärpimist!